Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaielis Reinut. Täna on mul teile ette lugeda üks selline poolametlik dokument, mis räägib QFS-ist. Et mis asi on QFS, et me paremini mõistaksime, mida see endast siis kujutab. Ja dokument ise on järgmine. QFS, kullaga tagatud digitaalne valuuta. Me oleme ajalootundidest õppinud vana kullastandardi kohta ning nüüd arvavad mõned inimesed, et me teeme süsteemi, mis osutub taaskord pettumuseks ja pettuseks. President Nixon USA-st lõpetas kullastandardi ühe sulepea liigutusega. Ta ütles, et kullainvestorid manipuleerivad kulla hinnaga, mis mõjutas meie valuutade väärtust. Seega lõpetas ta kullastandardi toimimise 2 nädalaks, et olukord maha rahuneks. Kuid see on kestnud peaaegu 60 aastat. Me ei tee seda enam uuesti läbi. Sest kes vastutab selle kullastandardi eest? Kes on need kabaalsotsialistid, kommunistid, kes vastutavad? Või hoopis allianss või patrioodid? Me ei kasuta mõistet kullastandard. Me nimetame seda kullaga tagatud või varadega tagatud valuutaks. Kas keegi mõistab erinevust? Kas keegi tunneb üldse huvi? Kas keegi teeb vahet, mida tähendab kullaga tagatud ja varadega tagatud? Versus kullastandard. Kui kuulata uudiste retoorikat, siis paistab, et nad ei tea seda erinevust või ei lähe see neile korda. Nii kaua, kui tundub, et muutustega asjad paremaks lähevad. Just kui läheksime surnud finantssüsteemilt üle haigele kunnastandardile. Selle asemel, et võtta vastu süsteem, mida haiged juurprobleemid on välja ravinud ning mis toimub ka tegelikult kullaga või varadega kaetud finantssüsteemina, toetamaks kogu inimkonda. Niisiis räägime läbi, mis on kvantfinantssüsteem. See koosneb 3 sõnast: kvant, finants ja süsteem. Me liigume parimasse finantssüsteemi, mida maailm kunagi tundnud on. Süsteem, mida ma järgnevalt kirjeldan, on kokku lepitud kõigi maailma 209 riigi poolt, koos Kesaraga. Seda nimetatakse kvantfinantssüsteemiks ehk inglise keeles Quantum Financial System ehk lühidalt QFS. Kvant. Mis tähendab kvant? Antud juhul tähendab see järelevalvet tunnetusliku olevuse poolt. See ei ole binaarne tehisintellekt. See on elus intelligentne teadvus, määratud seda finantssüsteemi kaitsma. Sellel on 2 peamist ülesannet. Kaitsta ülemaailmselt iga individuaalse valuuta omaniku suveräänsust ja iga individuaalse valuuta omaniku privaatsust. Ehk siis inimeste suveräänsust, inimeste privaatsust. Valitsused ja pangad ei oma enam teie raha. Neil ei ole enam õigust teile öelda või käskida, kuidas oma rahalisi vahendeid jagada. Kui me ei loo pangandussüsteemi, mis on aus kõikide rahvuste suhtes, sureb 3. maailmasõja tulemusel 8 miljardit inimest. Maa muudetakse ebaausate panganduspoliitikate tulemusel radioaktiivseks tuhaplokiks. Finants. Mida tähendab finants siinkohal? See tähendab raha kui vahendid kaubavahetuseks. QFS-is eksisteerib mitte vaid hunnik kulda igal maal, millega oma rahvastiku valuutat tagada, vaid reaalne väärismetallkangide valuutapanga varahoidla ehk Gold Bullion Bank. Varahoidla kulla jaoks, mis on eraldatud, identifitseeritud ja turvatud eesmärgiga tagada kõik valuutad igal maal, mis vastab Kesara tingimustele. Kulla tagamine saavutatakse läbi digitaalse kullasertifikaadi, mis toimib kui üks valuutaühik igas rahvusvaluutas. Kullasertifikaat on seotud 1 kilose kullakangiga,
või müntidega, mis on määratud oma GPS asukoha, UPS triipkoodi ja seerianumbriga. Igas kuldmündis ja kiloses kullakangis saab olema GPS vastuvõtja ja triipkood seerianumbriga, mis näitavad selle tegelikku omanikku. Kui QFS aktiveeritakse ja olgu märgitud, et QFS ei ole hetkel aktiveeritud veel, jäädvustatakse kulla maailmaturu hind sel hetkel. See väärtus määrab siis valuutaühikute koguse, mida kuldmündid või 1 kilo kulda saavad tagada. Digitaalne kullasertifikaat saab olema igavesti seotud kindlate kuldmüntide või kullakangidega läbi GPS asukoha ja neile olevate triipkoodide ja seerianumbritega ning need saavad olema eraldatud identifitseeritus ja kindlas kohas väärismetallkangide vahetuspanga varahoidlas. Sel viisil teostatakse kõigi maailmas olevate valuutaühikute kullaga tagamine. Süsteem. Mida siin mõeldakse selle süsteemi all? See on organiseeritud viis, mis kirjeldab, kuidas kasutada meediumit, näiteks raha kaubanduses ning kajastab sõltumatust, privaatsust ja kaubavahetust üksikisikute või rahvaste vahel. See on ülemaailmne majandussüsteem. QFS on oma olemuselt tohutu kontoraamat, millest toimub iga tehingu bilansiarvestus hetkeliselt nanosekundite jooksul. Kõik QFS tehingud on kullasertifikaatide ülekanded otse kontolt kontole. See tähendab, et puudub vajadus kolmandaks osapooleks oleva organisatsiooni järele ehk pankade järele. Rahaliste vahendite sõltumatu omanik läheb oma kontole ja algatab tehingu ja kedagi teist ei ole kaasatud. Tehingu teine pool, vahendite saaja, saab oma kontol reaalajas tehingu toimumist jälgida. Kas hakkate tajuma erinevust Nixoni aegse kullastandardi ja kullaga tagatud uue kvantfinantssüsteemi vahel? Miks me peaksime eales tahtma süsteemi, mida saab hävitada suvalise riigi juht hetkeimpulsi ajal või plaaniga manipuleerida ja üle võtta kogu maailma finantssüsteem? Miks me peaksime jätma iga riigi valitsuse ülesandeks oma kullavarude iga-aastane auditeerimise ja tagamise, et nad ei ole seda maha müünud, mis alandaks nende rahvusvaluuta väärtust? Kullastandardi puhul sai seda niimoodi teha. Ja seejärel tuli iga-aastaselt reguleerida iga rahvusvaluuta väärtust teiste suhtes ning reguleerida rahvusvaheliselt iga tehingu kauplemisväärtust. See oli kullastandard, mis on tulvil võimalusi korruptsiooniks. QFS-i kingitusega on kõrgemad jõud ise sulgenud ukse võimalusele, et planeedi maa finantssüsteemis saaks enam kunagi korruptsioon vohada. Ülemaailmne valuuta lähtestamine ehk GCR Global Currency Reset toimub samal hetkel kui QFS-i aktiveerimine. See lähtestab kõik maailma valuutad kullaga tagatud süsteemile, mis kõik on võrdsed. See on väga suur muutus, kuid see peab aset leidma. Kõik digitaalsed kullasertifikaadid kujutavad endast valuutaühikut. Need sertifikaadid on kõik võrdsed, sõltumata valuutast. See tähendab, et enam mitte kunagi ei saa üks rahvus manipuleerida teise rahvuse valuuta väärtust. QFS on süsteem, mida ei ole võimalik manipuleerida. Vahetustehingud ja selgitused. Vahetustehingud, kus rahalised vahendid pannakse QFS-i, alluvad järgmistele QFS-i reeglitele. Devalveeritud valuutade vahetamine on pankade kohustus, sest need valuutad, nagu näiteks dong, dinaar ja nii edasi, on fiat valuutad, loodud keskpanga süsteemi poolt. Oma valuuta vahetamine QFS-is on kingitus, mis laieneb kõikidele valuuta omanikele. Kui teile need tingimused ei sobi, saate endiselt raha vahetada pankades veel ligikaudu järgmise 20 aasta jooksul. See on alati teie valikuvabadus. Selle kirjutise põhisõnum on see.
kullastandard ei ole standardiks kvantfinantssüsteemis. Ühe maa kuld ei taga ainult tema valuutat. Kullast saab kaubaartikkel ja seda ei saa enam kasutada valuutana, vähemalt mitte QFS-is olevate valuutade puhul. Kõik muutub paremaks rahvusvahelise iseseisvuse, privaatsuse ja kaubavahetuse mõttes. On aeg võtta kasutusele mõiste kullaga tagatud, mis kirjeldab meie uut finantssüsteemi täpsemalt. Kullastandard kätkeb endas vanu põhimõtteid, mis on viinud meie praeguse finantssüsteemi kokkukukkumiseni. Ja nii kehv, kui vana süsteemi inimkonna jaoks ka ei olnud, ehk nähti kullastandardit kui sammu õiges suunas, enne kui hakkame QFS-i mõistma. See võis nii olla, kuid kullastandardi idee pole enam kauaks, sest QFS on aktiveerimise lävel. Kasulik oleks muuta oma mõtteviisi, mitte toimima kullastandardi kontseptsiooni osas ja mõelda, kuidas hakkavad asjad olema uues kvantfinantssüsteemis, milles sisaldub tegelik kullaga tagamise süsteem. Neid, kes ütlevad, et QFS on juba käivitatud, ajavad segamini QFS-i ja kvantarvuti. QFS on rakendus kvantarvutis ehk äpp. QFS on lihtsalt ülemaailmne debeti ja kreediti kontoraamat neile kontodele, mis on QFS-is. Ehk siis kõik kontod, mis täna keegi omab, on QFS-is. Kvantarvuti on olnud aktiivne juba pikka aega, paralleelselt keskpankade senise pangasüsteemiga. See teab, kust kohast raha tuli ning kus ta hetkel on ja omab seeläbi kasulikku informatsiooni ka korrakaitsejõudude jaoks. Soja lugupidamisega Steven Leonard. See on QFS-i juhataja. Ja selle dokumendi tõlkis Fren Hiop. Ja mina tahan siinkohal veel lisada, et QFS on siis süsteem, mis võimaldab meil inimkonnana elada oluliselt suuremas külluses, kui me iialgi seni oleme inimkonnana elanud. Ja selliste positiivsete sõnumitega mina täna lõpetan ja kohtume juba õige pea Valguse kanalil. Kohtumiseni.